Marek, homme on esimene advent ja minu tuba on tõesti kaunistamata veel. Milliseid soovitusi sa võiksid anda selleks aastaks? Advendi ajal on hästi traditsiooniline 4 küünalt ja see, kuidas siis seda 4 küünalt eksponeerida, et selleks on hästi erinevaid võimalusi. Täna on 2 varianti teile välja mõeldud. Ühe variandina siis kasutame selliseid tavalisi klaasvaase või ka küünlatopse ja teeme siin alla siis sellise pärjamotiivi ja selleks kasutame siis põldmarja väeti, klitritega oksi ja alumiiniumtraati, et selline hästi lihtne. Ja siin sees on veel sellised toredad küünlad ka, mis on juba ise tegelikult kaunistatud ja selline hästi kiire lahendus, et esmalt peaks panema selle otsa siis kinni. Aga kuidas või millega seda ja selleks kasutame siis täitsa tavalist punumistraati. Kinnitame selle otsa traadiga ja siis lihtsalt liigumegi tegelikult ümber selle klaasanuma lihtsalt hakkad teda vedama, just. Ja nii kui natuke hakkab nii-öelda lahti viskama, siis seod jälle traadiga kinni. Teda võib jah mitmest kohast traadiga kinnitada, aga iseenesest saab ka täitsa tegelikult ilma kinnitamata, et selle otsa peaks pärast panema kinni, et ta lahti ei jookseks. Aga kui ma nüüd kindlasti tahan seda põldmarja väeti ikkagi kasutada, siis kus ma otsida võiks? Põldmarja väeti on hästi palju just Põhja-Eestis, leidub Põhja-Eestis ja kasvabki ta metsikult tegelikult siis kraavipervedel, et siin Põhja-Eestis on ta tegelikult suhteliselt kättesaadav materjal, et Lõuna-Eestis ta nii tavaline ei ole, aga siis alternatiivina täitsa vabalt tegelikult sobib ka metsviinapuu väet. Ja lisaks siis kasutan siin alumiiniumtraati, see on selline hästi pehme, hästi kergesti töödeldav traat ja kuldset värvi, et jälle siis lisab natukene sellist pidulikkust ja sära juurde. Samuti saab selle traadiga siis ka fikseerida veel neid kohti, mis on jäänud natukene nõrgemalt või mõned oksad, mis on jäänud lahti, et siis saab tegelikult selle traadiga väga hästi siis viimistleda veel seda toorikut. Ja et asi veel pidulikum oleks, siis kasutan mina siin siis selliseid pärlitega ja klitterdatud oksi. Ja need siis tegelikult tuleb samamoodi siia lihtsalt peale põimida. Võib ka mõnest kohast kinnitada, aga iseenesest on see põhi juba tegelikult piisavalt tihe, et ei olegi võib-olla seda kinnitamist siin tarvis teha, et saab nende olemasolevate materjalide vahele tegelikult selle kõik ära siis kinnitada. Topid selle sealt okstest ja traadist läbi ja püsib küll. Ja püsib küll. Ja päris lõpetuseks lisan siia viimistluseks siis veel sellist venivat traati, et ta alguses on selline vetruv ja veniv, aga kasutamisel siis peakski ta niimoodi maksimaalselt laiali venitama ja kinnitan samamoodi selle otsa siia oksa külge ja messin seda siis samamoodi siia lihtsalt peale. Kindlasti siis jälle ots kinni, keerata. Traadiga vist on lihtne seda teha üldiselt. Just, ära lõigata. Ja viimane liigutus siis küünal. Viimane liigutus on siis küünal. No seda võin ka mina teha. Hurraa! Ja valmis ta ongi. Ja kindlasti peaks olema siis selliseid küünlatopse tehtuna 4 siis, et mis siis sümboliseerib siis seda advendi aega. Teise variandina valisin välja siis sellise hea ja kiire lahenduse, et hästi sobib selleks kasutada ka mingit muud klaasist alust või vaagnat. Et minul on selline spetsiaalne metallist alus, kuhu siis lisan siis hästi erinevaid ehteid ja kuule, et kellel näiteks ka ei ole võimalik tuua kuuske tuppa, saab hästi edukalt kasutada ära siis ka neid samu kuuseehteid, kui neid kuhjatagi hästi palju kuskile vaagnale kokku, lisada sinna juurde veel küünlad, mingeid okaspuuoksi, looduslikku materjali ja saabki tegelikult sellise hea komplekti. Väga
väga populaarsed siis ka praegused jõuluvärvid, mis mina ka siia olen valinud, et on just selline valge ja kuldne ja hõbe. Et see on siis selline väga populaarne sellel jõulul. Ja aga loomulikult, et kõik sellised traditsioonilised jõuluvärvid ka, et miks mitte ka kasutada siin punast, rohelist, kuldset, et need on alati tegelikult moes. See alus on selles mõttes jälle hea, et siin on tal olemas siis küünlakohad, kes kasutab võib-olla siis tavalist vaagnat või kandikut või alust, siis saab tegelikult need küünlad siia lisada jälle siis kas pikkade küünalde näol, kui panna lihtsalt küünlajalad siia või madalate küünalde puhul ka, et kas kasutada jälle mingeid küünlatopse selleks ja alustadagi tegelikult siis suurematest detailidest ja panna võib-olla siis need kõigepealt paika ja siin vahel võib kasutada siis ka looduslikku materjali, et mul on selleks valitud siis siin mõned sammaldunud oksad ja jugapuu, et sobib hästi selleks ka mänd või ka nulg, mis ei aja siis nii kiiresti okkaid maha, kuna me siin ei saa siis neid vette panna. Et see annab võib-olla natukene sellist, mahendab natukene võib-olla sellist luksust ja sära. Ja natukene veel viimistlemist ja sättimist kindlasti arvestada, et ta ei läheks väga tihedaks, et selle loodusliku materjaliga siis mitte võib-olla kõike seda sära ja neid ilusaid toredaid tehteid siis ära katta, et täiesti piisabki sellest. Ja selline see saigi. Ja tuleks paigutada tuppa kuhugi niimoodi, et juba kaugelt oleks näha seda. Just, pigem võiks teda eksponeerida ka siis võib-olla madalamal laual näiteks, et just paistavad pealt poolt tegelikult need kaunistused paremini välja. No ideid peaks olema. Ideid peaks olema.